Jüri, sina oled kogenud siklisõitja ja sõidad juba päris kaua, et no ütle mõned nipid, et kuidas see siklimees meie liikluses ellu jääb. Ma nüüd ütleme, siukest tänavaharrastust olen teinud alles 2 aastat ja ütleme, see mootorratas, mis mul on, küll häbi öelda, ta on ainult 5000 kilomeetrit sõitnud, tegelikult võiks tükk maad see kilometraaž suurem olla, aga mul oleks lihtsalt selline sõnum, mille ma ise kogesin täitsa eelmine aasta suvel, kui sõitsin Pärnusse ja siis olin ühes parkimisplatsis ja üks tuttav ütles mulle, et vaata oma tagarehvi, et sul on seal mingisugune väike metallitükk või mis iganes. Ja ma vaatasin seda, aga oleme ausad, oma laiskusest või luhakusest ma ei pööranud talle mingit erilist tähelepanu ja kui hakkasin Tallinna poole Pärnust tagasi sõitma, siis Enge bensiinijaama juures tegin ühest suurest rekkast möödasõitu, see oli reedel peale lõunat ka veel, ütleme, et see liiklus oli väga tihe. Ja lihtsalt see tagarehv läks äkki tühjaks, mitte et ta pikka mööda oleks mulle mingit märku andnud või mida iganes, lihtsalt ta oli, ütleme, nagu öeldakse, pauguga tühi ja siis hakkas seda, ütleme, nagu mootorratast, ütleme, külge ette ajama või mis iganes ja mul oli tõesti väga palju tegemist, et ütleme, siia suure tee peale püsima jääda. Ja mu sõnum ongi lihtsalt selline, et kui näiteks siklimehed, kui te sõidate ja teete te kohvipausi või suitsupausi, siis lihtsalt laske silmadega nii esi- kui tagarehvid üle, et seal ei ole mingisugust metallitükki või kruvi või mida iganes. Ja kui te leiategi sealt, siis ütleme, kui see tükk näpitsatega või millega iganes välja tõmmata ja siis kas või vett peale panna ja vaadata, et kas sealt, ütleme, siis õhku läbi ei imbu või mida iganes ja ütleme ikkagi, võiks need rehvid üle vaadata, minu sõnum oleks see, kui on väike kohvi või suitsupaus. Mis sa siin metroautos teed? Ma olen aastaid siin olnud metroauto klient ja olen käinud oma, tänava sõiduautoga olen käinud siin, pesus, nii välis- kui sisepesus ja ükskord oma kiirusest tõin ka oma mootorratta siia ja tagasi sain väga hea tagasiside, kuna see masin oli väga korralikult puhtaks pestud ja väga heade kemikaalidega, nii et ütleme, minul aja kokkuhoid oli hästi suur selle võrra. No Jüri kiitis teid, et on oma sikli teie juurde toonud hooldusesse ja pessu, et mina ei teadnudki, et teil selline võimalus. Jaa, et meil on nüüd võimalus mootorratta pesuks ja muudeks hooldusvõimalusteks, kus on poleerimine, läigestamine, nahahooldus, kiivrihooldus, erineva sõiduvarustuse, saabaste, kombinatsioonide hooldus ja mõlkide eemaldus lisaks veel, et mootorratta paakidelt ja mõnelt metallporilaualt või osalt. No milliste vahenditega seda teete? Kõik putukad tulevad ilusti kere küljest lahti? Jaa, ikka, et me kasutame autoklimmi tooteid ja lisaks nahahoolduses Colorlocki tooteid, et käsitööna, kui puhastada ja poleerida pesu ajal ilusti tuled ja putukad ära kõik, siis on nagu väga hea tulemus. No mida siis siklil üldse puhastada on? No kindlasti kett, mis vajab regulaarset pesu ja hooldust. Lisaks väljed ja rattad ja üleüldse mootorratta välimused, kes tahab hoida, et oleks ilus ja läigiks. No kuskilt käis läbi ka nahapesu või istmepesu, mis see endas kujutab? Ja et nahapuhastus, et nahk on naturaalne materjal, ta määrdub, kuna linna tingimustes ja maantee mustus läheb sinna sisse, siis nahk puhastatakse spetsiaalsete vahenditega ning pärast töödeldakse kaitsekreemidega, mis tagab naha pikaajalise vastupidavuse. No mis asi endas kujutab turvakiletamine? Turvakiletamine on näiteks tulede ja plastikdetailide. Kui on maantee pealt lindavad väiksed kivid vasta kondleid ja neid kaitsta ja pärast lihtsalt see kile maha võtta, siis on nagu mootorratas nagu uus. No kui hullus seisus meie tänavarattad on, kes teie juurde tulevad? No võiks tihemini ketti pesta ja hoolduses käia, et vahatamine oleks hea, et oleks lihtsam kodustes vahendites pesta teda. Aga üldiselt ikka natukene näevad vaeva oma ratastega. No kaua mul aega kulub, kui ma oma sikli teie juurde pessu toon? No pool tundi, oleneb pesuliigist. Täispesu natukene kauem, tund aega. Kui Harlimees teie juurde tuleb, neil on sellised popid, kroomitud rattad, et need ka läikesse lööte? Jaa, ikka, et selleks on spetsiaalsed metalli läigestamise vahendid, et ei ole mingit probleemi.
Kus siis tulema peaks, kus infot saab? Peab tulema kas Tammsaare tee 53 Tallinnas või Tartus Vasara 52, aga infot saab ka kodulehelt www.smartservice.ee.